Mhm. tšau, Miina, jätkame. ja just, et meil juba jutt käis, et kus me üksteist nagu märkasime või tutvusime, kui seda nii võib öelda. et mulle tuli, ma ei tea, kas see tuli kutse või ma lihtsalt Facebookis märkasin siis seda karnivoorluse gruppi. ja no muidugi kõik sellega seotud, ma jälgin, ma follow n, ma hakkan nagu uudistama, et mis seal on. ja siis, kuna sina oled selle grupi looja ja seal inimene, kes nagu seal toimetab, meile igasuguseid huvitavaid tekste sinna lisab, et siis tuli igasugune ja tuli igasugune nagu sotsiaalmeedia jälgimine, siis nii-öelda sinu jälgimine, et Instagramis samamoodi. ja jah, ja nii on ja esimene kontakt. ja, ja mulle andis vihje Angela Apsalon, et Mhm. võiks ka Miinaga rääkida, et pikaajaline karnivoor või ka geto, et ühesõnaga sina oled sellel teel, kaua sa olnud oled? no tegelikult no ütleme 7.–8. aasta, ma täpselt ei mäletagi enam nagu millal see tuli, onju, aga päris nagu sellist puhast karnivoori, kus on ainult liha ja vesi ja kohvi, siis on ju minu puhul. ma olen tegelikult teinud ainult 1 kuu Mm. et see aasta, iga aasta jaanuaris minu meelest see doktor, see Sean Baker promob seda, et on nagu World Carnivore Month ja siis ma mõtlesin, et noh, davai, prooviks seda teha. ja siis ma rääkisin sellest Instas oma story des ja kutsusin inimesi ka, et kes tahaks proovida, et teeks koos ja siis meil kujuneski tegelikult selline mingi 6-7 inimese grupp. et siis me seal iga päev jagasime toidupilte ja oma enesetunnet ja mis siis nagu muutused ja mis läks halvemaks, mis paremaks. et ma olen tegelikult seda puhast karnivoori nii-öelda seda algversiooni ainult 6 aega teinud, aga neid jah, on ju nii palju eri võimalusi, kuidas seda teha, et carnivore, animal base, low carb, high fat, keto, ma ei tea, high fat keto, moderate fat keto, et neid on nagu nii palju erinevaid viise, et ma arvan, see ongi tulnud sellest, et igal inimesel tegelikult mingis mõttes nagu sobib üks asi paremini kui teine ja oleneb ka kõik ju sinu taustast, sinu tervisest, et mida sul siis reaalselt nagu vaja on ju, sest see toitumisstiil või dieet või kuidas iganes seda keegi nimetada tahab, tulebki ju mingist nagu vajadusest, et Mhm. sa hakkad seda tegema, et ja see on ju ka kõikidel inimestel erinev, miks nad tahavad seda proovida. et on see taust siis tõesti mingisugune suurem tervisemure, mis tegelikult minul oli ka selleks ajendiks, miks ma hakkasin seda proovima ja katsetama, et kas siis nagu muutus toimub. Siis oligi niimoodi, et kui ma ootasin oma 3. last, siis mul olid väga sagedased peavalud, väga tugevad peavalud ja kui sa oled rase, sa ei saa ju mingisuguseid tablette võtta ja ma ei tea, ma olen kogu aeg tegelikult olnud nagu selline, et tablette ma tahan võtta viimases hädas, et isegi kui on mingid palavikud või valud, ma alati mõtlen, et noh, ma teen mingit alternatiivi selle ennem ja siis ma võtan selle tableti, et kuidagi selline nagu ma olen olnud ja siis ja sellel ajal oli samamoodi, et ma proovin ikkagi ennem magada ja ma ei tea, jalutada ja puhata ja kõik enne seda, kui tablette võtta. aga tegelikult need valud siis läksid mul ikkagi nii hulluks, et ma pidin lõpuks nagu ämmaemandale rääkima, et mul ikkagi nagu päevade viisi pea valutab, Mhm. et see juba segab tugevalt nagu sinu elukvaliteeti ka ja üldse nagu eksisteerimist, et inimesed, kellel on tugevad valud olnud, teavad, et see ei ole lihtsalt, et eksisteerid selle valuga koos, et see on nagu päris nagu kole asi. Ma tean väga hästi. ja, ja, ja siis oligi lõpuks see, et mind saadeti uuringutele, noh, kuna ma olin rase ka ja ma olen olnud nagu kõik rasedused selline kind of riskirase, sellepärast et ma olen kõik oma lapsed sünnitanud 6 aega varem mingil põhjusel siis. ja siis ma olen kogu aeg selles mõttes olnud sellise jälgimise all. ja siis mulle arvati, et mul on ajukelmepõletik või meningiit või midagi sellist ja et seda siis vältida, mulle tehti see seljaaju uuring, kus sul võetakse natukene seda Mul on tehtud seljaaju. seda. ja on ja okei, aga noh, kujuta ette, kui sa oled 7. kuud rase, on ju, sul seda sihukest protseduuri viiakse, et see oli nagu päris hirmutav. ja siis öeldigi, et ei, et sul on ikkagi migreeni peavalud. määrati rohud
ja öeldi siis sinna kõrvale, et noh, et kuna sa oled lapseootel, siis võta siis äärmisel juhul seda. aga noh, loomulikult ma teadsin kohe, et kui ma sealt kabinetist välja jalutasin, et ma ei hakka ju seda rohtu ometigi võtma. et see oli minu jaoks nagu selline raputus. ma arvan, mida inimesed vajavadki, et korra mõelda hästi sügavalt enda tervise üle ja üldse nagu, et mis nüüd siis saab, on ju, et kindlasti ei tulnud minu jaoks nagu kõne alla, et ma hakkangi iga kord peavalu võttes mingit rohtu tarvitama. et see minu. peavalu tuleb, on ju. Kuidas? Et kust see peavalu tuleb, eks ju? ja vaata, et ma olen nagu alati nagu mõelnud niimoodi, et noh, järelikult ma teen midagi valesti või et kuidas nüüd ma olen noor inimene, on ju, et nüüd järsku mul on migreen, et ma ju ei sündinud niimoodi, et mul ei ole mitte mingit muud haigust, on ju, et mis see siis on. ja mis ma muud tegin, siis doktor Google on ju, tuli minu juurde peale seda ja lihtsalt hakkasingi otsima, et mis see siis on ju, et ma ei teadnud ju sellest midagi, et ega arsti juures ka ei öeldud, et põhimõtteliselt öeldigi, et noh, sellel mingit algpõhjust ei ole, et mis sa nüüd teeksid, on ju, lihtsalt valutab ja võta rohtu. noh, tüüpiline soovitus on ju, ja siis ma hakkasingi vaatama, et mis see siis kõigepealt on ju, ja miks see tekib inimestele, et rohkem seda on just naistel, on ju, ja siis hakkasin kõikide asjadega nagu seostama, siis mõtlesin, aga tegelikult ma olen seda nagu varem ka ikkagi, mul pea on valutanud ja ma olen ju tundnud ennast niimoodi uimasena ja noh, nüüd ma ütlen selle kohta, et toitumishäire, ma ju noorena seda endale nagu ei tunnistanud, et mul midagi oleks, et noh, kõik on ju normaalne, vaata, kui kõht on tühi ja magusaisu tuleb, siis tuleb süüa ja võidki süüa nii palju, kuni sul põhimõtteliselt enam mitte midagi sisse ei mahu, onju. ja siis järgmistel päevadel on täitsa normaalne, kui sa üldse midagi ei söö, onju, sellepärast et noh, sa pead ju selle tasakaalu leidma, onju. üks päev sööd, teine päev ei söö, aga noh, see ei olnud nagu selline nagu teadlik tegevus, mis sa teed nagu enda tervise parandamiseks, nagu on baast, on ju, see oli lihtsalt selline mõtteviis, on ju, et ma teen endale head, aga tegelikult ma olin lihtsalt selles tsüklis, nagu on alkohoolik, nagu on uimastite tarvitaja, ma sain toidust midagi, mida ma kuskilt mujalt ei saanud, emotsionaalselt ka ja kogu aeg siis ennast nagu doseerisin nii-öelda endale nii nagu ma ise õigeks pidasin ja tegelikult selle tulemusena ma rikkusingi ära oma nagu normaalse näljatunde ja täiskõhutunde hormooni, on ju, ma sõin tohutult palju nagu magusat. mitte ainult magusat, aga ma olen terve elu olnud selline hea söömaga maatüdruk, kes teeb palju trenni, aga armastab palju süüa ka, on ju. ja minu perekonnas olid ikka niimoodi, et kõik saiakannikad tuleb Miinale anda, sest et siis tulevad ilusad suured rinnad ja paks laps on ilus laps, eriti kui ta on tütarlaps, las ta sööb ja las ta paisub. aga siis, kui ma sõin ja paisusin, siis lõpuks öeldi ka, et oot-oot, nüüd sa oled ikkagi nüüd, kuidas nüüd niimoodi juhtus, on ju, et tegelikult nagu noh, oligi selline lapsepõlv, et öeldi söö ja siis, kui ma sõin ja kasvasin, siis öeldi, et oi, et tegelikult nii ikka ei sobi ka, vaata, on ju, ja siis tekkiski see, et nagu ma ei saa öelda kunagi, et ma olen enda keha häbenenud, ma ei ole olnud tohutus ülekaalus, aga ma olen olnud alati sellises kaalus, ja sellise peegelpildiga, millega ma ei ole iseendaga rahul olnud. kuigi ma armastasin sporti, ükskõik kui palju ma seda ka ei teinud, ma jäin ikkagi pehmeks, paksukeseks, selleks trüljakaks. aga see ei olnud nagu terve minu lapsepõlv, et see tegelikult see suur aeg, mida ma nimetan, oligi tegelikult selline 9.–10. klass ma hakkasin ja kuni siis ütleme 19–20 aastaseks saamiseni, jah, selline. aga peale seda ma lihtsalt nagu suutsin ennast nagu vormis hoida, aga ma lihtsalt nagu tohutult siis hävitasin ennast nagu sellega koos. ja ma arvan, see oligi nagu kõik see tagajärg, miks lõpuks siis nagu keha annab sulle nagu valuga märku, et sa oled viinud ennast sinnamaani, kus sa enam emotsionaalselt ja füüsilises mõttes ka nagu ei ole enam õiges kohas. et kuna ma tänaseks päevaks olen niisuguse holistilise maailmavaatega inimene ja ma vaatan nagu tervikpilti ja kõiki neid nüansse, mis seal ümber on, siis ma tean ja võin täpselt öelda, et see oligi nagu minu see hetk, kus siis nii-öelda valuinstinkt ütleski mulle, et ma pean midagi muutma, ma ei saa enam niimoodi edasi elada, et see ei ole õige, mis ma olen teinud, et ma olen endale liiga teinud.
ja siis tekkis muutus, et täitsa niisugune raamatu näide, ma arvan, klišee täiesti kuidas inimene võikski nagu mõelda, kui tema elus midagi sellist, mingi niisugune pöördepunkt või selline nagu situatsioon aset leiab. ja ühesõnaga, ja siis oligi kuidagi, ma ei tea, ma isegi ei tea, ju siis see info tuli ka õiges kohas õigel ajal minuli, et see low carb, high fat grupp Eestis, mis on ka tegelikult ju väga-väga, ma ei tea, kas sa oled seda kodulehte vaadanud, ise ei ole vaadanud, et see oligi minu see kõige esimene materjal, mida ma hakkasin läbi töötama ja lugema ja nende inimeste kogemusi siis läbi sirvima, kes on teinud ja siis noh, muidugi esimesed laused seal olid nagu imelised, vaata, et söö ükskõik kui palju sa tahad ja sul kaal väheneb ja sul ei ole isusid ja see oligi minu jaoks, oh jess, lõpuks vaata, onju, ma saan süüa ja niimoodi, et mul saab kõht täis ka, onju. et hakkasin lihtsalt ise praktiseerima seda täiesti nagu nullist, et proovisin ja ega minu toit alguses oligi noh, täiesti, mis on kättesaadav nagu sealiha, munad, kodujuustud, tavalised juustud, hakkasingi proovima, ei olnud mitte mingit teadmisi ei ketokehadest, veresuhkru mõõtmistest, mis iganes, kõik käis nagu intuitiivselt lihtsalt oma enesetunde järgi nagu seal grupis õpetati, et kuidas tegelikult inimene peabki toituma niimoodi, et ta sööb nii kaua, et tal saab kõht täis ja ta sööb uuesti siis, kui tal on päriselt kõht tühi. Et nagu siis on see päris isu, on ju, et sa suudad järgmisel toidu korral täpselt selle samasuguse portsu muna või liha ette võtta nagu eelmisel korral ja sa sööd seal ära, et siis sul on nagu päriselt see nagu füsioloogiline näljatunde kustutamine. Ja hakkasingi lihtsalt seda jälgima, tegema ja nüüd ongi põhimõtteliselt jah, 7-8 aastat nagu seda tehtud. Et loomulikult vahepeal on tulnud hetki, kus ma ka siis olen mingisuguses, ma olen reisil või olen peol või olen loomulikult, ma söön mingisuguse koogitüki ja söön magusat, et ma ei ole olnud kõik need aastad nüüd full strict, kas ainult keto, et see on olnud selline vahelduv, et ma olen nagu kogu aeg leidnud ennast, proovinudki nagu mõelda, et davai, nüüd ma väsisin sellest ära, ma ei viitsi, onju, ma tahan nüüd seda teist teha, onju, proovin seda, onju. Siis ma tulen jälle selle vana raja peale tagasi, sest ma tundsin ennast nii hästi siis, et ja mul on ka muidugi see, et need peavalud siis ju, ega nad ei ole nagu kuskile kadunud, vaata, et nad ju tulevad tagasi kohe siis, kui ma tegelikult nagu annan neile seda toitu, et nad saaksid valu uuesti mulle nagu tekitada ja siis jah, et niimoodi ma nagu elan kord ühtepidi, kord teistpidi, aga ma ei ole kordagi langenud uuesti nagu sinna sõltuvusse, et ma nädalate viisi või päevade viisi sööksingi magusat või oleksin kuskil mustas augus, selles tsüklis on ju, et ma suudan nagu seda päris hästi kontrollida ja teadlikuid valikuid teha ja ärkangi hommikul üles nagu selle mõttega, et ma tean, mis ma pean sööma, et ennast hästi tunda, et mitte tunda seda süütunnet selle nii ees, mida ma söön ja seda ma tundsin nagu aastaid väga palju. Et kuidagi nagu jah, see nagu rahu on tulnud minu sisse, et see elu ei keerle nagu toidu ümber ja mul on elus väga palju muud nüüd, mis teevad mind õnnelikumaks või veelgi õnnelikumaks kui see korra, sest toidu haip on ju, mida ma nautisin. Et jah, see on nagu minu taust või lugu, miks ma seda teen tegelikult. Ja ma teen seda elu lõpuni. Kuidas? Et ennast hästi tunda. Ja, et ma olen nii palju inimkatseid enda peal teinud ja nüüd ma tean päriselt, mis mulle hästi mõjub. Ja just nüüd, kuna teadmised on kasvanud, on ju, ma olen selle peale nagu nii palju lugenud ja nüüd ka ise on ju, kus ma olen treener ja toitumisnõustaja, ma aitan täpselt samasuguseid inimesi, nagu ma ise olen, kes tahavad oma tervise nimel ja selle heaolu nimel nagu midagi teha, võtta selle vastutuse, et jah, et nüüd see on minu igapäevatöö tegelikult. Tore.
vot jah. ja oluline ongi see, et sa ei saa aidata kedagi, kes selleks ei ole valmis, kes ei ole küsinud seda abi, aga kui sinu juurde broneeritakse aeg, siis Mm -hmm. üldiselt see on olemas juba see initsiatiiv inimese Mm enda poolt, et võtta see vastutus enda tervise eest. et -hmm. ju siis on piisavalt kogetud seda, et seda abi ei tule kuskilt mujalt, purgist kuskilt, et tuleb ise midagi teha ja kui endal jah, ei ole nii palju teadmisi, võib-olla nii palju aega uurida seda teemat, siis kellegi juurde pöörduda ma väga-väga soovitan, et saad ühe konsultatsiooniga endale ja et toitumisviisi suhtes jätkata. ja et saab ka ise pusides, on ju, aga siis Mhm. on neid lihtsalt komistuskive on sul tee peal nii palju ees, on ju, et see katsetamine, et väga lihtne on, kui keegi sind see aeg nagu toetab ja ütleb, et kuidas nagu on õige, et sellel ajal, kui mina hakkasin tegema, noh, polnud mitte mingit, noh, Eestis muidugi siiamaani tegelikult ei ole mingisugust head sellist infopagasit, mis nagu päriselt räägib sulle, et mis see nagu on ja et ju mõeldakse, öeldakse, et keto ja karnivoor, et see on nüüd jälle mingi toidutrend ja et inimesed nüüd on hulluks läinud selle loomse toidu söömisega. Aga noh, tegelikult see on ju kõige vanem toitumisviis, mis üldse nagu evolutsiooniliselt nagu on olnud. jah, loomulikult vahepeal on inimese toidulaual ka igasugused juurikad ja tulnud ka seemned ja siis nii-öelda põllumajandusrevolutsioon on ja kõik muud toidud sinna kõrvale, aga tegelikult algupäraselt on ju, mida me vajame nagu kasvamiseks meie rakkude jaoks just nagu on ju siis rasv ja valk, aga sõna rasv on lihtsalt nagu nii ära määritud, mutta tambitud, et nagu, et see rasv on kõikide nagu terviseprobleemide ja nagu rasvumise põhjus, et see võtab veel, ma arvan, väga-väga kaua aega, kus inimesed nagu mõistavad tegelikult, et see ei ole mingisugune vaenlane, et ma ei ütle ka, et see puhas suhkur sul on vaenlane või ükski toit oleks sinu jaoks vaenlane. Ükski klaas veini ei ole sinu või suits ei ole sinu vaenlane, kui see ei võta sinust võimust ja ei hakka kontrollima sinu igapäevast elu niimoodi, et sa ei suuda mitte midagi muud teha, kui sa ainult selle peale ei mõtle. Ja toidu söömine on ka üks selline asi, mille peale inimene ei peaks mõtlema kogu päeva vältel või kui ta sööb ühe toidukorra ära, ta mõtleb juba, aga millal ma uuesti süüa saan. Et see ei ole ju okei, me ei saa niimoodi ju elada. Aga kõik need inimesed, kes minuga on ühendust võtnud, kas toitumise alal või üldse nagu sõbrad, vestlused, ongi tegelikult see, et päris tihti nagu nii ongi. Aga seda mõeldaksegi, et see on normaalne, et nii peabki olema, et me peamegi 6 korda päevas sööma. Ja meedia ja kõik terviseajakirjad ja arstid ja kõik need näksid, mis meil nagu poelettidel ja riiulitel on, ka ju ahvatlevad meid ja nagu näitavadki meile, et tegelikult see ongi see suund peaks olema õige, mida me peaksime tegema. Kiired lahendused, tabletid, snäkid, kogu aeg on olemas. Et kogu aeg sööme, et kogu aeg nagu täidame ennast millegagi, et tegelikult nagu kõht täis ei saa. No ei saa, kui ei ole toitaineid. Või ei saa pikaks ajaks, et korra ongi see rahuldus nii-öelda, see haip, aga tegelikult me olemegi nagu üle söönud, aga alatoidetud. Ja siis pole ime, et on kogu aeg toidumüra ja mõtted toidu peale, et mida järgmiseks ja kui meie kuskil tripisime, siis meil ikka alati olid autos pähklid ja batoonid ja et jumala eest nälga ei jääks või matkal lähes alati kotis paar batooni ja ikkagi vaja ju iga paari tunni tagant sul seda energialapsu, sest et see käib nii kiirelt maha, see on nagu, ma ei tea, sihuke sütik, mis põleb ja siis kustub ja erinevalt sellest ketoosis olemisest on ju. Ja et seda ma hakkasin ka nagu mõistma, mitte suhteliselt hiljuti, aga ütleme poole pealt siis, poole oma teekonna pealt, et tegelikult nagu kuidas on võimalik, et meil üldse saab nagu energia otsa või niimoodi, et oledki täitsa nagu pikali maas ja mõtled, nüüd ei jaksa enam midagi teha ega mõelda, on ju, et meil ju tegelikult on nagu nii suur nagu
varupank või nagu patarei meie keha näol ju olemas on ju, et ei miks saa meile kasutada seda, kui insuliin on. ja, aga miks meile kogu aeg räägitakse, et sul on energiat juurde vaja, sul on energiat juurde vaja, on ju, aga pekirull kõhu peal kogu aeg nagu kasvab, et miks ma siis seda ei saa kasutada, et ma tunnen, et ma olen energiast tühi, et miks ma ei võta sealt kohast siis seda energiat, et mis viga on, vaata, on ju, et aga jah, et sa tead. jah, kui see Nagu, ainevahetus on glükoosipõhine, siis seda ei saagi juhtuda, on ju. ja et see nüüd täiesti nagu make sense ja on nagu nii loogiline minu enda peas ja noh, et aga jah, varem sellist teadmist ei olnud ja siis kuulad, mis teised räägivad ju, et see ei peab ikkagi vaata, aga tõde tegelikult olema, järelikult nii on. aga kui sa mõtled ka nüüd praegu, et kui sa lähedki noh, kui tavainimene, ütleme praegu noh, on kuskil kuulnud sõna geto või on kuskil kuulnud sõna karnivoor, mis ta esimese asjana mõtleb või mis ta hakkab tegema, kui ta hakkab infot nagu noh, tahab mingit infot leida. noh, okei, tänapäeval on ChatGPT on ju, aga see on ka täpselt see, et nagu kuidas sa selle küsimuse seal esitad, on ju, et ta vastab ju sulle ka täpselt niimoodi, on ju, tema võtab ju infot ka. kõigepealt tuleb mainstream'i vastus ja ja just sa närid selle läbi, et kuule, jõu, siin seda jama pole vaja ajada. vot siis läheb nagu tiipi, et nagu. ja just vaata, et sa pead oskama neid küsimusi nagu esitada ka, on ju, et kuidas ta seda infot sulle nagu siis serveerima hakkab. et sa oled kindlasti nagu minuga nõus ja et tegelikult tulebki esimese asjana nagu selline nagu pigem eksitav informatsioon, on ju. Et ei tule nagu sellist vastust, et ta hakkabki rääkima sulle nagu inimese füsioloogiast, on ju, et kuidas meil tegelikult nagu üldse seda rasva ja valku vaja on, et mille jaoks meil siis seda rasva on vaja, et noh, meie keha ju toodab seda ise ka kogu aeg, on ju, maks ju töötab, on ju, me saame ju rasvasid, on ju, et isegi kui näiteks veganid või toortoitujad, vaata, on ju, et ega nende keha ju toodab ka tegelikult ise kolesterooli, on ju, et miks me siis peame nagu seda nii nagu toiduga ka veel nii palju sisse sööma, on ju, et aga seal on jah, nagu need nüansid, vaata, et seda päris infot, mis minu jutu point on ju, et seda päris infot, mis siis päriselt ka on ju, et seda on hästi raske leida tegelikult, meil ei ole niisugust nagu mingit kodulehte nagu Eesti inimesele spetsiaalselt, vaata, kes saakski ennast nagu kurssi viia või hakata harima ennast nagu selle toitumisega. et ja kui me paneme toitumiskoolitused või toitumisnõustamine, on ju, et siis meil on väga vähe tegelikult nagu valikut, et niisugust ketogeenset toitumisõpet või sellist asja ei eksisteerigi ju. ja sellepärast see grupp kunagi loodud saigi, et oleks selline keskkond, kus selline info liiguks ja sellepärast on sinna ka oodatud need, et kuigi selle nimi on karnivoorlus kui elustiil, ei tähenda seda, et see, kes ei ole karnivoor veel, on keto või ketovoor või mis iganes on ju, et ta ei võiks sinna tulla või täiesti tavatoitumise juures, aga kuskilt kuulis midagi ja tahabki infot saada ja eesti keeles, et väga paljudel paraku ei ole inglise keel see, mida nad. ja just on ju. Et seda infot on inglise keeles ja tõenäoliselt vene keeles, mida mina ei valda, on päris palju, aga samamoodi kui meie alustasime 1,5 aastat tagasi, siis ma vaatasin ka, et ei olegi kuskilt mingit infot saada, et jumal tänatud, et meil on inglise keel suus ja me saame selle info, aga siis hakkasin mõtlema enda vanemate peale, kellel ei ole inglise keelt suus, et kuidas neid saaks aidata. Ja jah, et selle grupi mõte oli, et ma loodan, et sellest sünnib midagi suuremat, et kiirelt ta kasvab ja vähemalt siis nende inimeste näol, kes sinna on tee leidnud, vähemalt nemad saavad seal lugeda siis veidi teistsugust infot, mida tavameediast ja tavasotsiaalmeediast siis ei leia. Ja seda ei näidata, et ma näen, kuidas see asi toimib, et see lihtsalt shadowban itakse. Kas sul on ka olnud videosid oma kanalitel või on sul mingeid postitusi olnud, mis on kas Instagramis või Facebookis läinud nagu lukku, et seda ei ole lastud läbi või kuidas see on? Mul on ühe videoga olnud niimoodi, aga see ei olnud minust video, vaid konverentsilt video, kus ma käisin ja ma panin selle isegi privaatselt esialgu üles ja see keelati ära, et see ei sisalda õiget informatsiooni, et noh, seal oli ka, et kus inimene, kellel oli vähk, ravis ennast siis selle dieediga, aga kuna see ei päde nende arvates, et sellist asja on olemas, siis jah, see oli valeinfo, aga see oli päriselu situatsioon. Päriselu situatsioon jah, mis mind tegelikult nagu esimest korda nii-öelda nagu
nagu nakutas või sidus selle low carb high fat'i dieedi juures oli ka see, et nagu inimesed olid sinna hästi palju enda kogemusi kirjutanud ja seal oli ka nagu niisugune väike blogi või selline nagu, kus inimesed said kommenteerida. Oligi see, kuidas inimesed rääkisid enda kogemustest ja õpetasid üksteist, on ju. Et see oli nagu minu jaoks jah, hästi veenev, et see ei ole lihtsalt nagu tavapärane dieet, et näed, hakka seda tegema ja tee ja see toimib kõigil ühtemoodi. Te võtate kindlasti sellega alla, on ju, et seal olidki inimesed nagu samamoodi nagu mina siis rääkisid oma muredest ja mis takistused neil on ette tulnud ja kuidas nad nagu ka siis oma tutvusringkonnas, oma sõpradega, oma perekonnaga peavad nagu ennast tõestama või nagu seda kogu aeg nagu toonitama, et see ei ole eluohtlik, see rasvasöömine, et seal oli jah, nagu siuksed väga huvitavad näited. jah, seda on keeruline selgeks teha. Hangusid ära, ma ei tea, kas minu internet või sinu. hangusime siin korraks mõlemad ära. ja et põhimõtteliselt ma lõpetasingi seda mõtet jah, et inimeste enda kogemused, edulood, need raskused, millest nad on üle saanud, mis on tulnud nende teele, et need on kõik väga mõjuvad ja seal grupis ka, et mulle meeldibki see vestlused, mis seal hakkavad toimuma, et kes mida noh, läbi teinud on ju, et mis on olnud mured, mis on rõõmud olnud, need toidupildid, kõik on huvitav nagu alati vaadata. Kahjuks mul on vähe aega lihtsalt, ma sõltun suhteliselt harva sinna gruppi ja tahtsin tegelikult tulla ka suvel sinna kokkusaamisele, kus te käisite, aga lihtsalt olid need kuupäevad juba täitsa ära lubatud, aga. nii ta kipub olema, aga. ja just, kahjuks küll, et lastega eritigi siis, et kõik nende tegevused ja asjad ka seal ära paigutada kuskile, et siis vahest enda soovid jäävad nagu unarusse. see oli äge üritus, et Katariina Helenaga rääkisin, siis tema oli esimest päeva karnivoor, kui ta sinna tuli või noh, sellest päevast alustas. Et mõtlesingi, et selline üritus oleks hästi tore, et inimesed kardavad võib-olla veel liha süüa või pelgavad või mõtlevad, et mismoodi siis on see võimalik, et mul ongi taldrikul lihaga ja veel liha on ju. Ja see oligi selline hea võimalus, et sul oli, ma ei tea, 8-9 liharooga erinevat, eks ju, tehtud valmistatud ja sul oligi võimalus seal aju ja hargmääret ja maksa ja neeru ja mida iganes süüa, et. ma lugesin selle menüü ja läbi, et see oli minu jaoks nagu tohutult huvitavaid asju, mida ma ei olnud mitte kunagi proovinud. Aga selle liha söömisega ka mul kohe nagu tuli mõte pähe, et kui me räägime, okei, karnivoor, jah, siis ongi põhiline on ju liha, on ju, aga miks inimesed nagu kardavad võib-olla sellega alustada või seda proovida, on ju, ongi see, et arvataksegi, et sulle pannakse potitäis pekki või mingit liha ette, et sa pead seda siis nagu tohututes kogustes sööma hakkama. Ja kui ma näiteks räägin, et ketotoitumist näiteks on võimalik teha ka lihtsalt, et sa sööd kala, muna, piimatooteid, sa ei peagi tegelikult liha sööma, sest liha on seal ju nii-öelda teisel kohal, et kõige esimesel kohal on tegelikult on ju kasulikud rasvad, on ju, mida sa pead sööma, et seda mitte ükski inimene ei suudagi niimoodi süüa, et sa võtad võipakkide 5 endale nina ette ja lihtsalt sööd lõpmatuseni, et kõht ei saagi täis, et nendest toitudest lihtsalt küllastumustunne tekib palju kiiremini kui see, kui sa oled krõpsupaki taga või mingi magusa taga, on ju, et inimesel, kellel on suhkrusõltuvused ja toidusõltuvused ja toitumishäired, mis iganes, on ju tegelikult probleemiks see, et nad ei suuda peatada oma seda isu või teine äärmus, et nad ei söö üldse. Et see ju ka samamoodi ja kindlasti oled sina ka näinud YouTube'is, Instagramis jälgid ka neid inimesi, kes on ka näiteks anoreksiast tulnud ja samamoodi hakanudki sööma ainult liha, et oma keha nii-öelda nagu päästa, oma elu päästa, et anda oma kehale siis seda vajalikku toitainet, et mitte lihtsalt hakata sööma, vaid sööma nagu päriselt seda ka, mis aitab sinu rakkudel ja nende luudel ja lihastel taastuda sellesama nagu toitaine pealt, millest sina oled tegelikult tehtud, sa pead seda ka sööma. Loogiline. Ja see kõlab väga loogiliselt. Olen suhkrust tehtud ega süsivesikutest.
ja et seda natukest osa on ju, mida meil tegelikult vaja läheb ka on ju, seda suudab ka meie keha teha ja seda ka valgust ise valmistada. et lihtsalt see ongi tavainimese jaoks nii hirmutav, sellepärast et nad ei tea neid protsesse, mis kehas toimuvad, kui sa sööd suhkrut. et ma olen siin vahest oma lastele või mitte ainult lastele, meil toitumisteemad meil on kogu aeg nagu peres on ju, et miks seda ja miks mitte seda ja miks peaks vähem suhkrut ja kõike sööma, siis kui sa tegelikult mõtled seda, et kui meil ei oleks oma kehal seda ellujäämisfunktsiooni ehk siis see, et meie keha toodaks ise insuliini ja päästaks meid tegelikult sellest suhkrusurmast, siis tegelikult, kui me söömegi nüüd mingisugune, me ei peagi sööma pool pakki komme, on ju, meie keha jaoks tegelikult nagu surmav doos tegelikult on ju võib-olla ainult 2 kommi. et kui meil üldse insuliini tootmist kehal ei oleks, nagu ongi esimese tüübi diabeedi haigetel inimestel on ju, siis me iga kord sureksime maha tegelikult, sest meie rakkude jaoks on see nagu nii toksiline. Isegi need 2 kommi. ja kui sa nagu mõtled nagu, kuidas inimene toitub igapäevaselt, okei, ma ei söö komme, on ju, aga kõik need muud peidetud suhkrud ja tänapäeva kahjulikud E-ained ja värvained ja kõik nii-öelda need 27 erinevat nimetust, mis tähendavad ka kõik suhkrut tegelikult, neid iga päev sisse sööme. Ja siis veel imestame tegelikult, et miks me ei tunne ennast nagu hästi energilisena, miks meil ei ole jõudu, miks meil ei ole motivatsiooni, miks on kõike nii raske teha, on ju, vaimsed probleemid, siis nagu ma tahakski nagu raputada ja öelda, et nagu mida te siis arvate, mis teiega toimuma hakkab reaalselt, te sööte mürki sisse igapäevaselt. et aga see on nagu nii tavaline ja nagu lastele ka anda. Jah, see on nagu nii tavaline asi, mida teha, on ju. Kuidas, ma ei kuulnud jälle? Et ainult räägitakse, et söö vähem rasva, liigu rohkem. Ja liigu rohkem ja söö vähem rasva, aga miks ei räägita nagu tõesti sellest, on ju, et sa tegelikult tapad iga päev oma rakke, et see rakkude mõttes me nagu sünnime uuesti ju, oli see vist 90 päeva, millal kogu meie keharakud nagu kogu aeg nagu uuenevad ja vahetuvad, on ju. Et kui sa pakudki neile nagu seda ehitusmaterjaliks ainult nagu sellist toitu, millest sa tegelikult pead nagu ennast päästma ja su keha näeb tohutult vaeva, et seda nagu väljutada ja sind elus hoida. Et miks sa siis arvad ja imestad, vaata, et sul on enneaegne vananemine või et sul tekivad kortsud või seedeprobleemid või puhitused või samamoodi nagu siis vaimne tasakaalutus, et praegu ma võin öelda, mul on täpselt pooleks minu klientide seas inimesi, kes tarvitavad juba mingisuguseid ravimeid just nagu vaimse tervise toetamiseks. Et ma ei uskunud nagu, et see nii on ja kui ma vaatan inimesele peale või suhtlen temaga, ma ei saagi tegelikult ju aru, on ju, et aga kui nagu inimene täidab enne minuga konsultatsiooni nagu kliendi ankeedi on ju, et mul on seal nagu välja toodud need punktid, siis ma olen iga kord nagu vau, jälle. Et inimesed kasutavad nagu väga palju. Ja teine asi, mida väga palju kasutatakse, on nüüd siis ka Ozempic on ju, et need vahendid on ju, et samamoodi nagu ravimiga üritatakse oma mitte ainult kehakaalu siis kontrolli alla saada, et siiamaani nagu inimestel on see kaalunumber nagu tohutu nagu eesmärk, et see mingisse nagu numbrisse mahtuda. Et tegelikult soovitakse kiireid lahendusi ja voilà, Ozempic, palun. Ja, et ma ei materda seda maha või mitte midagi, aga ma lihtsalt mõtlen ka jälle seda, et igal asjal on tagajärg, igal rohul, igal kommil, igal nagu, et me ei tea seda, meil ei ole seda nagu statistikat veel, et jah, me võime rääkida samamoodi, et seal paratsetamool ja Tylenool on ju, mis praegu seal Ameerikas lokkab, vaata on ju, et rasedad seal Trumpi poolehoiu näitamiseks seal joovad seda pulbrit ja ütlevad, et see ei tee mitte midagi, on ju, kuigi nüüd mingid viimase aja uuringud tõidki välja, et paratsetamooli kasutamise tagajärjel on samamoodi loote sündinud
ATH, Mhm. ma ei oska seda nüüd sõnastada, aita mind. ja ma tahtsin selle Ozempiku kohta öelda, et nagu paljude asjadega sulle pakutakse maavähendusoperatsioone, aga sulle ei räägita, mis edasi. Samamoodi Ozempikuga põhiline probleem on see, et sa ei kaota ainult ju rasva, sa kaotad ka lihast, aga sinna ei räägita juurde, et siis toitumist, et kuidas siis süüa rohkem, eks ju, valku, liigutada, hoida oma lihast, et see kõik Ja. nagu Mhm. vaikitakse maha. Et mul on ka paari kliendi näol nagu kogemus olemas, kus inimesed on ka teinud kas maavähenduse või selle nii-öelda kõrvale juhtimise ja tegelikult noh, mingi aeg loomulikult see toimib, on ju. Ja võetaksegi alla, sest sa sööd ju ebaloomulikult nagu vähe tegelikult. Ja mingi hetk sa nagu kaalukaotus peatub, aga sa ei ole ikkagi tegelikult veel oma seda vormi või ideaalkaalu kätte saanud, mida sa siis tahaksid. Aga hakkavad ilmnema siis ka samamoodi nagu juuste väljalangemine ja tead selline ajuudu ja jõuetus ja tuleb sinna kõrvale ka nagu depressioon, sest et okei, mingi aeg loomulikult see mõjub, eriti kui kehakaal on nagu väga suur. Jah, sinu keha kogu aeg võtab nagu sinu rasvast seda energiat, on ju, aga meil on vaja ka tegelikult nagu seda sisse süüa, et see ei ole absoluutselt nagu loogiline või jätkusuutlik, et me nüüd näiteks aasta aega järjest maavähendusoperatsiooni tulemusel sööme näiteks 1000 kalorit päevas või alla selle, vaata. Et tegelikult nagu inimesed teevad seda ja see ongi see, et sa ju tegelikult hoiad oma keha baasainevahetuse nälgas. Et isegi siis, kui me lamaksime kuskil koomas haiglavoodis, meil on ju oma ainevahetuse jaoks vajalik baasainevahetus. Ja kui sa selle operatsiooni läbi teed ja sa ei suudagi süüa rohkem, siis sa ju kogu aeg hoiad ennast näljas. Su keha tegelikult ei suuda nagu sinu sellest rasvast, mis sul siin ümber on, toota ju sellist kvaliteetset energiat, et su uued rakud saaksid ka nagu täisväärtuslikku toitu, sellest jääb ka nagu väheks, et sa pead seda sisse ka sööma. Et jah, et mingi aeg see toimib, aga siis lõpuks sa pead ikkagi hakkama nagu sööma sisse energiat vastavalt sinu kehale ja sinu vajadustele ka, et see ei saa jätkuda niimoodi, et sa jäädki sinna 1000 kalori piiresse. ja peab tegema vahet ka, et energial ja energial on vahe. Et kalor ei võrdu kalor, et kas, ma ei tea, mitusada kalorit marsipatooni või steik on ju, see on kaks erinevat asja, võivad sama palju kaloreid anda, aga üks on toitainerikas ja seda sa just vajad, seda enam, kui sul on magu väike ja isu väike ja sa ei saa palju süüa, sul peab olema maksimaalselt toitainerikas see toit. Ja just see on ka see kalori hullus nii-öelda, on ju, kui see ka avastati, on ju, aga meil mitte kellelgi ei ole kehas seda kalorikella või niimoodi, et kui me ühe kampsu teeme, on ju, ta hakkab meil mingid numbrid seal edasi või tagasi tiksuma, on ju, et energiavajadus sõltub ka ju päevast, sõltub inimestel ka aastaajast, kas sa oled mees või naine, mis vanuses sa oled, mis su nii-öelda päevane siis aktiivsus on, et seal on nii palju nüansse, vaata, mida sa pead mõtlema, et sa ei saa olla nagu üks stamp, et nüüd paneme selle. Naised peavad sööma 1800 kalorit ja kui sa sööd rohkem, siis sa võtad juurde. A la midagi sellist, et. Toon kohe siia näite, et mina sõin 4000 kalorit, kui ma Hispaanias olin ja võtsin alla. Sõin liha ja kehal oli just seda vaja. Et see, et sa kogu aeg jälgid ja loed neid numbreid, nagu minagi olen teinud, siis see kaotab igasuguse kontakti oma kehaga ja kehatunnetusega üldse, et millal sul on kõht tühi ja millal sa peaksid sööma. Et nii ongi, et sul üks päev on rohkem isu ja teine päev see keha näiteks paastub, sellepärast et ta on feastinud. Just, ei pea nagu suruma siis, et jah, just see nagu nii-öelda nagu nii rangete nagu see nende piiride või kastide seadmine toitumises nagu, et sa pead sööma selle iga päev või et just nii on õige ja et sa saad, et see ongi tegelikult tekitanud selle, et inimesel kaobki enda kehatunnetus ära, sest tal on kogu aeg nagu tambitud seda, et sa peadki nii palju ja et ikkagi need teraviljad ja need saiaviilud või need peotäied puuvilju, et on ju, see on see tervise alus, et sa pead need ära sööma, siis sa tunned ennast hästi. Ei saa niimoodi nagu seda, et ongi jah, et me oleme tegelikult nagu looduse osa
ja me peame enda keha ja enda vaimu selles keskkonnas nagu hoidma ja teadma, mis on meile hea ja mis on mitte. Et aga tänapäeva nii-öelda nagu elukeskkond, kus me elame, on väga kaugel sellest loodusest ja sellest tunnetamisest ja sellest nagu teadmisest üldse, kuidas me toimime erinevatel aastaaegadel, suvel, talvel, mis söögid meil siis peaksid olema, on ju, kuidas meie hormoonid nagu reageerivad päikesevalgusele, kuidas nad reageerivad sinisele valgusele, mis tuleb sul telefonist, arvutist, lampidest, kuidas meie keha tunneb ennast, kui ta kõnnib muru peal või siis, kui ma kõnnin päev otsa betoonpõrandal. Et see mõjutab meid väga, et ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks me olemegi selle toiduga praegu nagu nii pahuksis, mitte meie, aga üldiselt siis nii-öelda nagu inimesed ja miks on need kaaluprobleemid ja rasvumise numbrid ju igal pool ainult kuulutatakse ja kuidas need tõusevad, ongi lihtsalt see, et me oleme oma loomulikust elukeskkonnast nagu nii kaugele lihtsalt nagu tõrjutud ja need signaalid ja kõik need tunnetused kaovadki ja meil ongi nagu side on kadunud meie kõhu ja vaimu vahel, on ju, ja mida me tahame, me tunneme ennast halvasti, me tahamegi leida ja kuidagi ennast ju paremini tunda ja mis me teeme, me söömegi ja me üritamegi tegelikult ennast aidata, aga me tegelikult ei saa aru, mis toimub, on ju, et miks me ikkagi nagu ei ole seda head tunnet, on ju, ja inimene harjubki sellega ära ja viimases hädas lähebki lihtsalt arsti juurde ja kirjutatakse välja ravimid, millest loodetakse samamoodi mingisugust leevendust, on ju, aga sa jääd neid elu lõpuni võtma. Tegelikult ma ei tea, kas see heaolutunne nagu taastub või kas inimene nagu mäletabki, milline see heaolu oli, lihtsalt ta võib-olla on tänulik selle eest, et tal ei ole valu, sest tabletid võtavad ju valu ära, on ju, et me ei pea seda kannatama. Et no teine lugu on see, et sa pead elu lõpuni neid võtma, sest muidu sa sured ära ja siis sa oledki õnnelik, et nüüd mul on need tabletid, sest muidu ilma nendeta ma suren ära. Aga võib-olla ma saaksin midagi teha teisiti, et mul üldse neid tablette vaja ei ole. Et neid inimesi on nii palju, kes ei adu seda, et ravim ei ravi. Et ühes grupis nägin, kuidas inimene küsis, et palju teil veresuhkur on, 3 kuu paastu oma ja mis hetkel teile arst siis ravimid kirjutas, et inimesed ootavad ja arstid ootavad, millal su verepilt näitab kõrget veresuhkrut. See juhtub olles kõige viimasel hetkel, enne on sul juba insuliiniresistentsus välja kujunenud, aga seda keegi ei vaata. Ei mõõdeta, jah. Et siis on lahendus diabeediravimid, insuliinid, on ju, mille tagajärjeks siis on, ma ei tea, jäseme kaotus või pimedus ja võid lihtsalt ära kooleda kuskile nurka, kui sa ei saa õigel ajal õiget doosi, on ju, et sa pead kogu aeg olema elu lõpuni selles siis sõltuvuses ja sul ei ole vaja tegelikult seda insuliini või ravi, vaid sul on vaja õiget toitumist. Ja ma just kuulasin ka selle teemalist hästi huvitavat podcasti, kus ka arst räägib, et kogu aeg mõõdetaksegi seda veresuhkrut ja veresuhkrut, oi, see on sul ülemise piiri peal, aga veel see number ei ole, et kõik ootame, kui tõuseb, siis on. Ja ootame, kui tõuseb, on ju, et laseme su keha veel täiesti läbi põleda, on ju, et veel on sul kõik hästi. Aga mis tema ütles, et mis tema siis tema patsientide puhul oligi läbimurdeline hetk see, kui nad ostsid endale siis selle insuliinimõõtja ja hakkasid nendel inimestel, kellel ka oli siis tegelikult see veresuhkur täitsa normaalsel vahemikus veel, on ju, aga neil olid ikka juba siis teatud autoimmuunhaigused ja olid nagu pöördunud arsti poole ikkagi mingi hädaga, hakkasid mõõtma seda insuliini sisaldust veres, on ju, mis oligi siis näitaski kogu aeg seda kõrget joont, on ju, mis tegelikult viibki meie keha ju oksüdatiivsesse stressi, on ju, vabade radikaalide kasvuni, on ju, mis tähendab seda, et meie kehas on nagu kogu aeg häirekell, on ju, põletikutasemed tõusevad ja kogu aeg on nagu see leegi kustutamine seal. Ja ta ütleski, et kui see mõistmine tuli ja nad hakkasid inimestel seda mõõtma ja toitumisega siis seda insuliini kogu aeg seda veres püsimist alandama, kadusid ka tegelikult muud need autoimmuunhaigused ja kõik nii-öelda nagu läks paremaks. Et jah, veresuhkur veresuhkruks, aga ma räägingi, et meie keha on ju tegelikult imeline, ta päästab meid kogu aeg, ta toodab seda insuliini, aga see ei ole normaalne, et see insuliin kogu aeg üleval on. See, et me oleme siin veel terved ja meil on see funktsioon olemas, ei tähenda, et see on õige, et me peame seda iga päev enda kehale tegema.
lõpuks ongi see tagajärg, et me põleme läbi sisemuselt, meie organid põlevad läbi ja siis ongi kööks põhimõtteliselt, siis ei olegi midagi enam teha. jah, osadel ongi see äratuskell, kus siis võib-olla käib siit mingi klõks ära, et äkki on mingi teine lahendus ka või et ma enam ei taha nii või mis iganes, et kahju, et tihti selline elu sunnib sind nii-öelda põlvili maha ja siis sa hakkad otsima mingit muud lahendust. jah, et väga tihti kuulen ka seda lauset, kus öeldakse, aga see toitumine on ju nii raske, ma pean kogu aeg dieeti tegema, et see on nii raske, et ma ei saa iga päev seda teha, et kas sa siis ei taha midagi kunagi nagu head süüa ja seda nautida või? ma ütlen, et jaa, ma tahan küll, aga minu teadmine, et see nauding nii-öelda minu see haik, mis ma söön, need magusad asjad on ju tegelikult nagu teevad mulle nii tohutult nagu haiget minu kehale ja minu tervisele, siis mul on juba nagu see, et ma ei taha seda süüa. ma saan oma naudingu nagu puhtast heast toidust, ma saan kõhu täis, ma olen rõõmus, ma olen elu parimas vormis, on ju, ma tunnen ennast hästi energilisena, mul ei ole vaimseid nagu häireid, midagi, on ju, et ma tahangi seda hoida, see ongi minu jaoks nagu mõnus ja see nauding, et haige olla on ju ka raske, valu tunda on ju ka raske, nende trenni teha on raske, kõike teha on raske, on ju, aga mis sa nagu oma elus siis nagu sellele kaalukausile paned nagu, et mis on siis nagu see päris raske, mida sa lihtsalt mõtled enda jaoks välja, et see on raske. elustiili muutus on jah, üks raskemaid asju, mida sa teed, aga see tulem, mis sa sellest saad. Et tuleb jälle meelde ka samamoodi üks podcast, kus üks arst rääkis ka, et ka meie geenid ja ei ole mõeldud elama seal ainult mingisugune 40 aastat tervena ja siis me mõtleme, et aga me ju vananeme ja see on vananemise protsess, et meil tulevad haigused ligi, on ju, et see ongi normaalne, on ju. See ei ole tegelikult meie normaalne. Meie nagu ei pea nagu vananema või surema haigustega. Suremegi päriselt vanadusse, sellepärast, et me oleme vanad, aga mitte sellepärast, et me oleme haiged ja me võiksime elada ja siis ta tõigi seal nagu et meie geenide ja rakkude mõttes me oleme loodud tegelikult elama kuni 120 aastaseks. Oled sa kuulnud seda? Ja, et meie telomeerid on nii pikad, et nad võimaldaksid seda. Ja nad võimaldaksid seda, et me tegelikult elaksime tervena kuni 120 ja mingeid näiteid ju elus ongi nagu, ma ei tea, kas päris 120 aastad, aga kuskil, ma ei tea, Shaolini mungad või kuskil Hiinas on mingisugune hästi vana inimene, kes elabki seal, vaata, ainult mediteerib ja joob puhast ja paastub ja nii-öelda nagu elabki biohacking nagu unistuste maailmas, on ju, et annab oma kehale ainult seda, mis vaja on, päikesevalgust ja nii-öelda nagu õiget toitu ja seda rahu ja puhkust ja elabki nii kaua, on ju. Ja läänemaailma inimene juba hakkab seal 20+, 30 on tal juba sellised haigused ligi, et vaatame, kas ta veabki sinna pensionini välja, on ju. Ja see on jälle see nagu meie süsteem, mida nagu, kuhu meid nagu pannakse ka, et nad tahavadki, et me oleksime haiged, et me enam-vähem sureksemegi ära selleks ajaks, kui me saame pensioni või et me saame seda hästi vähe ja me oleme läinud, vaata, on ju, meid ei pea üleval pidama. Täpselt. Nii on. Mis ma oskan öelda nagu, et lihtsalt kui sa seda endale teadvustad ja mõtled seda nagu nii, siis ongi nagu fuck it, meid tahetaksegi nagu lihtsalt nagu davai, põle läbi. Ja meil tuleb uus elu või räägitakse kogu aeg seda, et maailm on ülerahvastatud ja nii kliima soojenemine ja kõik kannatab ja need peeretavad lehmad on seal karjamaa peal ikkagi nii kurjast, et neid nüüd kohe ei tohi enam kasvatada ja tapame need sead ja lambad ja kõik need asjad, kogu aeg tuleb tohutult viiruseid ja peab neid loomi hukkama ja need on nii eluohtlikud ja kõik asjad, aga teeme ikkagi nagu tehisliha ja teeme hästi palju suuri tehaseid juurde. Millel on veel suurem jalajälg. Ja kogu aeg nagu propageerime seda masstootmist ja iga hooaeg uued riided ja jalanõud ja sest sul on kõike seda vaja. Tehnoloogia ja telekas lähebki katki 5 aasta pärast, on ju, sellepärast, et seda peab kogu aeg uut ostma, on ju, et vanasti nõukaajal osteti külmkapp, on ju, ja see oli elu lõpuni 30 aastat seesama külmkapp, aga meil on iga 5 aasta tagant vaja neid uusi asju osta, kõik läheb läbi kogu aeg, kõik põleb läbi, siis tuleb uus trend, uus värv, uued funktsioonid, siis on seda paremat vaja kogu aeg, on ju, et see on nagu täitsa normaalne, on ju.
aga see, et me elaksime nagu loodusega kooskõlas, sööksime enda kehale vajalikku toitu, ei istuks nii palju ekraani taga, nagu meie siin praegu on ju. et see on nagu normaalsus, et sihukest elu me peaksimegi elama, on ju. et oleme nagu robotid, kogu aeg teeme tööd sellest kellast selle kellani ja võtame rohtu, oleme kuulekad kodanikud, lähme arsti juurde, hääletame meie suurepäraste poliitikute poolt, on ju, nad tahavad meile ainult head, nemad toovadki meile selle rahu ja rikkuse ja õnne ja kõik, mis meie riigis sünnib ja okei, aga jah, jutt jõudis nagu sinnamaani välja. Nojah, täpselt nii ongi, et nii kaua, kui sa maksad makse, oled võimeline tööl käima, okei. on sind vaja. just. ja hoida sind selles lõksus ja sõltuvuses ja kontrolli all. et samamoodi need inimesed, kes ütlevad, et kuidas sa suudad ja kas raske ei ole ja see on see sõltuvus, mis sellest räägib, et ma olen olnud täielik junkie, et süsivesikusõltlane, magusasõltlane, sweet tooth 10/10 geneetiliselt. et varem ma ei saanud aru, miks on niimoodi, et kui ma söön magusat, et ma ei suuda enne lõpetada, kui see on otsas, et miks ma nagu edasi söön, on ju, tegelikult ma juba sain mingi magusa laksu kätte ja siis on see süütunne pärast ja miks ma siis sõin nii palju ja miks ma ei lõpetanud varem. Ja siis, kui ma sain nagu mustvalgel paberil DNA testi tulemused, siis oli nagu okei, no loogiline, mul lihtsalt hambad ei tohi magusat puudutada ja ongi kõik hästi. Ja nii mul ongi väga hästi. et miski maitseb paremini kui tervis, seda enam, kui sa oled selle korra ära kaotanud. Ja siis sul võib olla elus kõik hästi, aga sa ei tunne, et sul on hästi, sest et sa oled haige, sa ei suuda seda nautida. Ma vihkan nii seda lauset, kui öeldakse, et aga võta see üks komm siis. Üks komm. Mis sa teed? Ja ma ütlen, ma arvan, 1% maailma inimestest või üldse on nagu sellised, kes suudavadki seda teha. Ja minul on ka enda tutvusringkonnas inimene, kes ütleb, et aga ma unustan süüa. Mul ei lähegi niimoodi kõht täis ja siis ma söön natukene ja seda teist on ja võtangi seal ühe ampsu mingist koogist ja proovin ja niimoodi ja kulgen edasi ja kõik on hästi. Oh my god, nagu sa ei tea, kui suure õnnega see inimene koos oled nagu reaalselt. Sul on nagu geenirike selles mõttes, vaata. et see on nii normaalne. et neid inimesi on ka ja issand, kui tore, et neid on ja nad saavadki niimoodi nagu elada, et nad söövad kõike, aga suudavadki süüa natukene. Ja kui neil ei ole veel tervisemuresid ja mitte mingit asja, millega arsti poole pöörduda, siis jumala eest, see on mega lahe ja tee seda edasi, nagu sa teed. Aga vähemalt siiani toimib, on ju. Ja see kõik, mis sul siiani toimib, on ju, tee seda edasi. Sa oled terve, sul ei ole muresid, probleeme, tavai, kõik on super. Aga kui sul juba on, siis otsi abi kohe, kui need esimesed märgid sul tekkima hakkavad, et ära oota selle ajani, kui sul juba hästi paha on. Ja kui sa elad veel perekonnas ka, on ju, sest sinu heaolu ja sinu enesetunne mõjutab kogu sinu pereelu ka. Et ära oota selle hetkeni, kui kõik on katki. Nii sina, sinu pere, sinu tervis, kui mis iganes. Et see on normaalne küsida abi ja küsida inimeste käest, kes on seda teinud, kes seda sind oskavad juhendada, kellel on sarnased kogemused, et see kogemusnõustamine tänapäeval on nagu nii äge asi. Ükskõik mis valdkonnas on ju, me ei räägi ainult toitumisest on ju, et räägi lihtsalt inimestega, otsi üles kuidagi, ma ei tea, küsi oma tutvusringkonnas, kui sa ise ei oska internetti kasutada või et need ei ole nagu asjad, mis peaks nagu endasse peitma ja häbi tundma, et no kuidas ma ei oska süüa, kas siis tõesti keegi peab mind õpetama sööma või midagi, on ju, see on normaalne, jah, peabki. Sest me ei tea, meil on nii palju lihtsalt seda valeinfot ja kõiki neid nii-öelda nagu lõkse ülevasse seatud on ju, et me kukumegi nendesse sisse. Et jah, võib-olla siia olekski lõppu siin nagu siuke minu sõnum kõigile, et nagu lihtsalt rääkige sellest ja öelgegi, et näed, mul ongi nagu praegu jumala halvasti on ju, et ma ei tunne ennast üldse hästi on ju, et ma tahan nagu teistmoodi asju teha, ma ei oska. Et see on nagu täiesti normaalne asi, mida öelda. Oma peres, oma kaaslasele, ka oma lastele seda õpetada ja öeldagi neile, näed, ma olen hädas. Kui sina ükskord tunned niimoodi, et sa oled hädas, siis ütle ka mulle. Et see on jumala okei.
üksteist abistada. ja, ja see teine sõnum ka, mis sa mainisid, et just siis, kui sa tõid selle välja, et inimesed ütlevad, et kuidas sa saad ja kas raske pole ja keeruline ja näed, Miina saab, Miinal on liberaalne see liha toitumine nii-öelda onju, nagu sa ütlesid, sa jah. oled kooki söönud. Et see ei Mhm. ole niimoodi, et sa nüüd mitte kunagi mitte midagi ei saa, et see on nüüd lõplik ja nii on ja nii jääb. Kui mina Jah. hakkasin liha sööma, siis ma ei kujutanud ette, et ma seda üle 24 tunni suudan teha või et nädal aega tundus minu jaoks ulme või kuu aega. Et me muidugi mõtlesime, et noh, kuulsime, et 30 päeva võiks teha, eks ju. Ma ei suutnud seda ette kujutada, olles eelnevalt 40 aastat vegan ja liha vihates ja mitte, et see ei ole mulle maitsenud, onju. No sinu story on muidugi nagu täiesti, et noh, vau. aga võib juhtuda see, et sulle lihtsalt nii meeldib see ja nii sobib see ja sa jäädki seda tegema, samamoodi nagu meie nüüd 1,5 aastat, eks ju, ja ma ei kujuta elu sees, mitte elu sees, ma ei kujuta, et ma läheks tagasi. Loomulikult jällegi mitte midagi ei ole lõplikku ja kunagi keegi midagi ei tea, et võib-olla see suhkrukurat saab mind kätte, onju. Eks näis, aga täpselt samamoodi, et lihtsalt see käsi ei tõuse enam selle järgi, kui ma nüüd tean, mida see minu kehaga teeb. Jah, võib-olla ükskord see kuskil pulmas või nii juhtub, onju, või mingi üritus või mis iganes, aga mu keha on nüüd nii tugev, et ta tuleb sellega toime. Ja kui ma saan mingi laksu sealt nii-öelda ebameeldivat, siis seda enam see hoiab mind sellel. Ja alati saad tagasi tulla selle laiani peale või karnivoori peale, kui sa oled vahepeal seal liiga liberaalne olnud, onju, et sa tead, sul on need tööriistad olemas. Et minul samamoodi, et alguses ju käiski ainult katsetamise peal, on ju, ja kukkusingi auku ja jälle sõin ja siis ma mõtlesingi, et nüüd hakkan uuesti ja kogu aeg hakkasin uuesti, sest mul tegelikult kogu aeg jäi nagu mällu see, kui hästi ma siis ennast tundsin, ja kui halvasti ma tundsin siis, kui ma ei teinud. Ja nüüd mul on lihtsalt välja kujunenud need oma nii-öelda tööriistad, et kui ma lähengi kuskile ja ma lubangi endale seda süüa, ma tahan ka proovida ja nautida ja ma ei taha iga kord endale öelda, et see on keelatud. Ma ei taha seda iga kord endale teha, ma proovingi, aga siis ma tean, mis tööriistad mul on järgmisel päeval, kuidas siis ennast uuesti rajale tagasi viia ja saan ka öelda seda, et minu aju ongi nagu treenitud nagu juba niimoodi mõtlema, et kui midagi ka on, siis ma oskan ennast ise oma rajale nagu tagasi suunata. Et jah, et see on kõik õpitav ja ütleme, et ongi, et see jääb eluks ajaks sinuga, nagu ka sina võid kindlasti enda kohta öelda, et kõik need mälestused ja need maitsed ja kõik need asjad, et need jäävad eluks ajaks sinuga, aga sa lähed sellest hetkest edasi. Lihtsalt oma tervise pärast ja teadmise ka, et sa ei taha endale elu jooksul külge pookida lihtsalt nagu rumalusest mingisuguseid nõmedaid haiguseid või siis ka hakata tarvitama rohtusid. Et paljud küsivad ka seda, et mis see minu eesmärk siis on, et miks ma nüüd nii terve pean olema, on ju. Ja siis ma teengi nagu nalja, vaata, et tahan olla 75-aastane, täiesti vitaalne, elada mehega suguelu ja võib-olla endast poole nooremate meestega ja tahan kõike seda nii-öelda nagu nautida oma lastega käia, lapselastega käia reisidel, on ju, ronida, mängida, olla see lapsemeelne Miina elu lõpuni, kes ma tegelikult nagu sisemuselt olen, on ju, et ma ei taha mitte kunagi mõelda, et ma olen vana, mu keha ei pea sellele vastu, ma ei saa seda teha. Mulle ei meeldi ennast keerata. Sky's the limit. ja selles mõttes nagu ma vaatan, see on minu elu, nagu see on minu teekond, ma teengi täpselt nii, nagu ma ise tunnen, ma tahan seda teha, on ju, ma tunnen täiega, et ma nii passionate olen selles suunas ja ma teen midagi õigesti, siis ma tunnen ennast mega hästi. Kuidas see saab vale olla? Mitte keegi ei tule mulle ütlema, et ma teen valesti midagi. Ei tee. Ja. Me oleme leidnud selle, mis meil toimib, et mina olen ka nii-öelda oma keha vang olnud noorena, samas võib-olla elu sees vist nii-öelda täiskasvanuks kasvanud, ma ei tea, mida see tunne üldsegi tähendab, olla vana või vananeda, et siin miski ei vanane, aga siis olla nagu lõksus kehas, mis on nii haige, et ei saa liigutada, ei saa hüpata, ei saa pead visata. See on nii piirav, et see, et me niimoodi toitume, minu jaoks on see täielik vabadus, sest et nüüd mul on vabadus elada ja miski mind ei piira, ka toitumine, mille sõltuvuses ma olin, on ju, et nüüd juhin mina või suudan seda. Ja just, sa võtsid nii-öelda ohjad enda kätte, et nii äge. Tore.
kuule, aitäh see on hästi sulle. vabastav tunne tõesti, see on hästi vabastav tunne Ja. ja sa oledki oma elujuht, oma peremees nii-öelda, oma tervise mõttes, mis on kõige tähtsam sulle. Just. Et Peaks olema kõrvalt kõigi vaadates jaoks. võib tunduda see liiga piirav, liiga radikaalne, aga kui sa ei ole seda läbi kogenud, kui sa ei ole seda kas või 30 päeva proovinud, siis sa tegelikult ei tea. Sa ei tea enne, kui sa ei tea, on ju. Just. See on üks esimesi lauseid, mida mina kuulen oma klientide käest, kes on siis ketotoitumist hakanud tegema ja ütlevadki, et nagu nii lihtne ja vaba on olla. Mul ei ole nagu kogu aeg seda, et ma pean kartma või tundma, et kas mul on mingi söök kassas või kus ma järgmises söögis on. Ma lihtsalt lähen, olen ja ma unustangi ära. Ma unustangi ära, ma toimetan lihtsalt nagu enda tegemisi, ma ei mõtle ka korrakski, et kas mul on kõht teha, et see on nagu kõik nii stabiilne, see energia, mis sul on ju. Sa ei pea mõtlema, et kui ma nüüd seal 10 kilomeetrit ära jalutan, et siis ma kindlasti pean tund aega magama, sest ma olen nagu nii läbi sellest. Come on, me oleme nagu loodud selleks liikumiseks, on ju. Me ei saa nagu, me ei tohi tundagi ennast niimoodi, et me nagu, ma väsin nii ära, ma pean magama. Magamise jaoks on öö. Või kui peale sööki on selline tunne, et peaks magama, jällegi on ohumärk. Just, see on kõige ebaloogilisem asi minu jaoks maailmas, kõige ebaloogilisem asi. Sa sööd, et saada energiat ja siis sa oled väsinud sellest. Mis nagu, see on nagu kõige esimene asi, mis peakski olema nagu nii error sinu jaoks, et okei, nagu, mis toimub, miks ma ei saanud energiat, miks ma tahan magada, miks ma olen uimane, miks ma ei jõuetus, miks ma ei, dysfunction on see täielik. Meie tunnikene on täis saanud. Ja no me jääkski rääkima, ma arvan, üks ma teema. Ma tahtsin öelda, et me ilmselt teeme osa 2 ka, et väga mõnus oli rääkida. Ja tore oli tutvuda nagu päriselt nüüd siis ka, kuigi läbi kaamera, aga ikkagi ükskord me näeme päriselus ka. Ja ma usun ka. Olgu, aitäh sulle. Ja, aitäh, et sa mind kutsusid ja sulle ka tšau.